ja esimese ettekandjana on kohe e-netist. Urmas Vett annab ülevaate, mis on selle projektiga. Tervist! Meie teekaardi objektiks oli siis Eesti teaduse ja hariduse andmised optiline magistraalvõrk ja selle projekti otsene eesmärk oli luua Eesti teadus- ja arendustegevuse tarbeks kogu Eestit kattev kaasaegne magistraalvõrk, mis võimaldab teadlastel sõltumatult geograafilisest asukohast paremini osaleda suurte andmeside mahtude ülekandmisel ja töötlemist vajavates teadusharudest ning rahvusvahelistes suurprojektides. Kui te vaatate seda Euroopa, paremal ääres seda Euroopa kaarti, siis Eesti jääb suhteliselt siia ääre peale Euroopa andmeside kanalite mõistes ja sellepärast me oleme nagu suhteliselt raskes seisukorras, et meil on vaja nagu ise rohkem vaeva näha, et ühenduda Euroopaga nagu kaasaegsel ja kiirel tasemel. Selles optilises magistraalvõrgus iseenesest pole midagi unikaalset. Euroopa mõistes on see väga tavaline asi, tavaline infrastruktuur ja praktiliselt kõikidel riikidel on see olemas. Miks meie seda teed läksime? Meie jaoks on oluline, et püsikulud ei sõltuks andmeside kanalite mahust. Nii, projektis oli siis ette nähtud, et infrastruktuur ühendab Eesti olulised teaduskeskused omavahel dubleeritud andmeside kanalite võrguga ja ühendub Tallinnas žanti optilise pilvega. See kõik on tehtud. Kliendiühendused optilise magistraaliga olid meil ette nähtud Tallinnas KBFI, siis Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia Tartus, Tartu Ülikool, Maaülikool, Tõraveres, Tartu Observatoorium. Need on kõik tehtud ja töötavad. Enamasti on need ühendused kõik 10 gigabitised, välja arvatud Kunstiakadeemia. Nemad lõhkisid oma maja maha. Ja siis Tallinna Ülikool. Neil vist ei ole nii suurt andmemahtu vaja, neil on gigabitised ühendused. Meie poolt põhimõtteliselt on võimekus olemas. Siis Tartu Ülikoolil on juba mitu ühendust Tartus meie magistraalvõrguga, nii et selles mõttes nemad on väga heas seisukorras. Siis lisaks projektis lubatud objektidele on veel Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut ühendused 10 gigase ühendusega ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž. Nii. Siis oli projektis ette nähtud, et on piiriüleste Balti ringi ühenduste võimalused Tallinnas, Narvas ja Valgas. Need on meil ka tehtud. See võrk näeb välja umbes sihuke meil. Balti ring sellisel kujul, nagu ta seal projektis oli nagu ette nähtud, ei ole realiseerunud. Aga me saime ise hakkama Tallinn-Helsingi kanaliga ja see läks meil käiku märtsis 2014. Augustis 2014 ühendusime seal Norduneti Open Exchange'iga ja novembris 2014 venelaste akadeemilise võrguga Runnet. Nii. Mis siis on? Põhiline mõte sellel võrgul on, et oleks võimalik teha Euroopa ja ülemaailmne teaduskoostööd, mis toimub läbi žanti võrgu. Siis
üks väga oluline asi on, et tulevikus on võimalik Shanti võrgu kasutamine optilise pilve tasemel, mis siis võimaldab väga suuri andmeside või väga suuri andmemahte üle kanda, kui KBFI näiteks CERN-i konsortsiumiga liitub, siis tõenäoliselt on see väga oluline. Nii. Kuidas on tagatud infrastruktuuri avatud kasutamine? Kõik teadus-, haridus- ja kultuuriasutused saavad kasutada seda. Kõik Eesti teaduse tippkeskused kasutavad seda magistraalvõrku. Teekaardi objektid kasutavad. Et meie arust on see väga hästi käima läinud ja kasutamine mitte ei ole meil konstantne, vaid kogu aeg suureneb. Kuidas on infrastruktuur panustanud ühiskonna teenimisse, siin on ikkagi see punkt, et ta vähendab jah, linna ja maa vahelist. Kas see Tartu on maa ja? No Tõravere võib olla, võib öelda, et on maa. Kas ei ole see? Me ütlesime ausalt välja. Jah. Nii. Kuidas on jätkusuutlikkusega? Ülalpidamiskulud on kaetud riigieelarve vahenditest ja meie strateegias on see ka olulisel kohal. Aitäh! Väga suur tänu. Enne kui küsimusi annan viimasest infost lähtuvalt, ma küsin kohe, teatavasti seadmete eluiga on suurusjärgus kuskil 5 aastat. Võrguseadmete on tegelikult kuskil võib ikka 10 aasta. 10 aasta. Igal juhul tekib vajadus kindlasti neid mitte väga hullus tulevikus uuendada. Kust see jätkusuutlikkus on? Ja seda enam kui Balti ringi oli realiseerinud, Balti ringiga te soovisite saada kiirust kuskil 100–400 gigabitti sekundis. Ei, Balti ring ei ole sellisel kujul, nagu ta seal oli mõeldud, realiseerunud, aga venelastega on meil näiteks ühendus praegu Helsingis, nii et see, mis muidu oli mõeldud Narvas ühendada sealt. Soome ühendus on kui kiire? Soome ühendus on üldiselt suhteliselt piiramatu, nagu ka see Eesti-sisene ring. Tehnoloogia seab piirid, aga muidu põhimõtteliselt saab siin nendes kiududes 80 kanalit läbi lasta tänapäevase tehnoloogiaga. Ja tänapäevane tehnoloogia võimaldab nagu 80–100 gigabitist kanalit. Meil muidugi nii suuri kiirus ei ole, sest et need otsaseadmed on kallid. Aga jätkusuutlikkuse mõttes, et kui on paratamatult, et riigieelarvega, mis see suurusjärk võiks olla? Ei no püsikulud meil ei suurene. Me saame Tallinn-Tartu vahel rahulikult kanaleid juurde panna ja me ei pea rohkem maksma. Ja Tallinn-Helsingi vahel täpselt sama lugu. Te ütlesite, et Tartu Ülikoolis oli 2 või otsa. Kuidas te nüüd teate siis, kui Tartu Ülikool siis üks ots peahoones? Ei, peahoone on Tartu Ülikooli interneti mõistes perifeeria, meil on ikkagi... Seda ma tunnen kogu aeg. Lossi tänaval on üks ots ja muidugi sinna Maarjamuisa väljale tuleb nüüd suurem siuke keskus. Nii, on veel küsimusi? Miks saared on jäävad nüüd vaeslapse osta? Saartel väga suuri teaduskeskusi ei olnud ja teiseks ei... No koolid ei olnud selle projekti... Ma mäletan seda situatsiooni, kui kunagi sai raadiolink tehtud Füüsika Instituudist Tõravere, et Tõravere ei jääks perifeeriasse ja sinna tõmmati taha ka Nõo kool, siis Nõo kool võttis sellest mahust ära vist 90%. Oli nii aru? Ja sellest 90%-st 90% oli pornosaidid. Ära nüüd hakka kommenteerima. Kust sina seda tead? Nii, kas on veel küsimusi? Kui ole, siis tänan väga.
ja järgmine on Etaisist, räägib Ivar Kopp. Tere päevast kõigile. Üritan siin anda ruttu ülevaate Eesti teadusarvutuste infrastruktuurist. Mis me siis tegema pidime? Me pidime tõstma Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimet. Ja see hõlmas siis riistvara, seadmete ruumide ja tarkvara väljaehitamist. Ehitati 3 serverikeskust KBFis-sse, Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli. Sisuliselt rajati uus teadusarvutuskeskus. Ja väga oluline on see, et tehti keskne taati taristu, millega saab siis autoriseerida kõigi Eesti teadusasutuste kasutajatunnustega, pluss siis välismaa edukainiga liitunud autoriseerijatega. Ja taati siin kasutavad üsna mitmed teekaardi objektid, Elixiir ja keeleressursside keskus. Ja loomulikult, kuigi siin vist öeldi, et ei tasu rääkida sellest, mis me ostsime või mis me tegime, aga kuna meil see on väga põhioluline, siis arvestatav hulk salvestusmahtu ja arvutusvõimsust. Teine asi, mida me ei pidanud rääkima, on palju artikleid tuli ja muud sellised mõõdetavad tulemused. Aga ka need numbrid on täiesti muljetavad. Ja mis on oluline, et tõepoolest suur osa tööst on kolinud nüüd uude taristu peale. Kohati on see kuni 20 korda efektiivsem kui mingisugused vanad oma töörühmade väikesed klastrid. Ja veel on siin, ütleme, TTÜ väitnud, et nemad ainult Etaisi veel arvutavadki. Ülikool liigub ka sinnapoole. Nii vähe on ikka. Kus kohal? No sellised numbrid nad siin andsid mulle, ilmselt see on sellised aktiivsemad. Kes meil üldse kasutavad? Geenivaramu oma analüüsid teeb praktiliselt kõik Etaisi peale. Ja suured kasutajad on meil latte alla koondunud, keemikud, füüsikud. Atist on eriti kursuste läbiviimiseks, keeleressursid kasutavad taati, arstiteaduskond. Kontsernid, kes meil seal on siin ilmselt täna enamik esindatud. Ja muud asutused, tegelikult võtta kokku, et KBFi, TTÜ, TÜ on meil juba seal kontsernis, Maaülikool ka, et kes seda teadust ikka nii väga enam teeb siis peale selle suure neliku. Käitumine ja jätkusuutlikkus. Siiamaani on olnud enamikes kohtades lõppkasutajale arvutamine tasuta. Ülikoolis on nüüd olnud nii ja naapidi, et mingil määral on see ikkagi toetatud. Miks see nii on see, et ütleme, välismaal on mitmed tasuta arvutamise kohad, ütleme Soomes on lõppkasutajale tasuta. Teiseks, kui me nüüd hakkaksime selle asja eest raha küsima, siis jällegi inimesed hakkavad kasutama oma seda kättejuhtuvat taristut. Arvutusele kokkuvõttes ikkagi on ühtne struktuur mõistlikum. Aga miks tähendab toetust oleks sellele projektile ikkagi vaja, et kui jätta asi ainult asutusele, siis asutus teebki selle, mis tal täpselt omale vaja on. Etaisi hinnati ka ja leiti, et peaks olema mingisugune, asi peaks paistma välja nagu üks ühine süsteem. Samas need asutused praegu, kes seda üleval peavad, nendel sellist HPC pilve
on küll tore, aga see ei ole meil praegu esmavajadus. Teine asi, mida võiksin veel täiendada, oleks pikemaajalisem salvestusmahu juurde tekitamise võimalus. Võimalik, et näiteks Copernicus projektiga kuidagi koopereeruda või sinna suunas vaadata. Nii ka rääkisin. Aitäh. Jah. Paar aastat tagasi, kui seda projekti arutati, oli nagu probleemiks või raskuseks see, et 3 asutust kasutavad oma arvutusvõimsust, mida suhteliselt autonoomselt ja ristkasutus praktiliselt oli raskendatud. Ehk ei ole võimalik teha arvutusi parasjagu selles pargis, kus on vaba arvutusressurssi. Kuidas see olukord on praegu ja kas see on muudetud? See on nüüd esiteks tähendab, kuna on olemas staatportaal ja autentimine, siis TTÜ ja üldse kogu selle kontserni siseselt teises kohas arvutamine on võimalik tehniliselt. Automaatselt? No, tuleb luua omale seal registreerida ja siis on see võimalik. See on ikkagi jah praegu. Kus kohal on siin või mis on selle probleemi nagu kitsaskohad, et seda? Kitsaskoht tegelikult meil selles etapis ei olnud veel selline täis universaalsus veel eesmärk. Aga see on nüüd siia suhteliselt lihtsalt võimalik juurde tekitada. See taisi mõte on just üldne. Jah. Suurimaks kitsaskohaks tegelikult on see, et on soft'i andmed. Mul on ka kasutajaid, kes aeg-ajalt teevad töölastusi täis ja siis on järjekorrast päevad rikkused. Aga see töö, mis neil oleks, et seda teha teises klassis näiteks, vaba teha. Lihtsalt see andmete ja selle paigaldatud tarkvara haldamine nende üksikute piikide jaoks, need enamasti ei viitsi. Lihtsalt selle pigem oodavad selle paar päeva ära, kus see piik üle läheb ja arvutavad edasi. Kui see, et seda tarkvara konfiguratsiooni teises klassis ka üle. Et selle osas me oleme mingid asju ka mõelnud, kuidas teha mingid ühiseid tarkvara repositooriume asju. Aga see siiamaani pole nagu seda see ei ole otseselt pudelikaelaks olnud, seda ei ole seda. Okei, Indrek. See viimane küsimus Kristjani oma ja tegelikult enam-vähem viimane väide ettekandjalt oli see, et 3 konsortsiumi liiget pole pidanud vajalikuks ühtset pilve tekitada. See nagu viitab sellele, et konsortsiumist väljaspoolt on ikka väga raske ilmselt sisse saada. Me räägime Eesti Teadusarvutuste Keskusest, et kuidas sellega siis ongi ainult konsortsiumi liikmete omavahel? Ei kaugeltki mitte tähendab. Ikkagi kõik need teadusasutused saavad sinna lihtsalt registreerides arvutama tulla. Kui nad varem pole arvutanud, ega neil ilmselt pole ka mingeid väga suuri oma rakendusi. Lihtsalt avaldavad soovi ja tulevad ja see ei ole nagu ei erine millegi poolest sellest, kui konsortsiumi sisene inimene tuleb arvutama. Kas näiteks ettevõtlusest on midagi ja... Ettevõtlusest on. Umbes kui palju. No see jääb siiamaani küll alla 10%. Aga jällegi ettevõtlusega konkureerimine või meil on siin taotluses olid omad laused sees, et me ei hakka näiteks mingisugust veebimajutust või mis iganes masinamajutust pakkuma. See on jällegi niisugune, kuidas seda asja nüüd reklaamida. Me saame seda ettevõtlusele pakkuda ikkagi juba tervikteenusega, kui nad tahavad mingit andmeanalüüsi või midagi sellist. Ja teine asi, et väga palju näiteks välismaa kasutajaid ikkagi on tulnud oma partneri kaudu, kes neil juba siin ees on. Meil on suur hunnik inimesi, kes tegelikult istuvad Cambridge'is ja käivad meil arvutamas. Kas on veel küsimusi? Jah. Hästi lühikese kommentaari, et tuleviku jaoks, et tegelikult võib-olla kui me suudaksime kõik ühiselt ära otsustada, et see on sama elementaarne kui kütte, vesi, elekter, siis tegelikult võib-olla oleks ka lihtsam seda automaatset ühiskasutust teha. Et mulle isiklikult tundub, et see on täpselt sama elementaarne ja me peaksime lihtsalt omaga selle kokkulepet. Praegu tegelikult sellist pidavat pikaajalist kokkulepet ju ei ole. Kuigi KBFI ja TTÜ on seda de facto nagu teinud. See on järgmine asi täpselt, mis me teha kavatseme. Kas on veel küsimusi? Ei ole, siis suur tänu. Ja lähme järgmise ettekande juurde, mis on
Eesti osalemine Euroopa Tuumaenergeetika Keskuses CERNis ja Marju Karp-Kõllas. Nii. Just, et räägime siis natukene tuumafüüsikast või siis lihtsalt sellega seonduvast. Et tutvustan teile siis lühidalt 7 minuti jooksul, mis siis oli see CERN Plussi projekt. Meil on 3 partnerit, põhiliselt suurimad on KBF-ist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Ja selle projekti eesmärk oli just analüüsida võimalusi ja luua efektiivne platvorm, et viia siis Eesti ja CERNi vaheline riiklik strateegia endale paika ja hakata tekitama siis know-how transferit ehk siis viia inimesi CERNi, koolitada neid, tekitada kontakte tööstusega ja hakata järjest rohkem läbi uurima siis, mis on need võimalikud kontaktipunktid, et mis oleks, või ütleme, ette valmistada potentsiaalselt kunagist Eesti liitumist CERNiga. Sest selleks on eelnevalt vaja aru saada, et seal on olemas mõlemapoolne huvi, et on olemas firmade huvi, et on teaduse huvi, et see oligi selline suuresti ettevalmistav ja uuriv projekt. Ja niimoodi konkreetsemate tegevuste osas üheks suureks eesmärgiks muidugi oli Eesti Vabariigi ja CERNi liikmesastumise ettevalmistamise ja selle strateegia koostamine. See strateegia on tänaseks hetkeks efektiivselt koostatud, hetkel kooskõlastamise faasis projekti osalejate vahel. Projekti lõpuks ta kindlasti saab ka avalikuks. Teine suur osa oli konsultatsioonid ja läbirääkimised CERNiga just nimelt selle liikmesastumise tingimuste ajakava üle. Neid konsultatsioone on toimunud, arutelusid on olnud erinevaid, neid strateegiaid, kuidas seda liitumist kõige lihtsamalt, valutumalt ja turvalisemalt meile teostada on korduvalt olnud. Need diskussioonid kehtivad ka praegu edasi. Seal on näiteks ka, meil on järgmine nädal kohtumine MKM-is erinevatel teemadel, et siin on juba päris suur kogus firmasid, kes on huvitatud ja see diskussioon on siin nüüd viimase aasta jooksul päris aktiivselt kasvanud. Siis suur osa loomulikult oli siis tehnoloogiasiirde korraldamine CERNist Eesti asutustesse ja ettevõtetesse. Seda on aktiivselt ka teostatud. Mitmest erinevast asutusest on ka inimesi CERNis koolitatud, osaletud erinevates projektides, see tuleb ka järgmises slaidis. Ja samuti on Eesti firmad käinud CERNis, et luua kontakte, saada rohkem konkreetset metodoloogiat ja aru saama, mis on need kohad, kus Eesti firmad saaksid pakkuda reaalselt CERNile mingit toodangut, teha mingit R&D-d. Ja seda kõike on tehtud ja meil on ka aktiivselt selles osas ka töötanud mõnes mõttes ILO rollis ehk siis Industrial Relation Officer rollis Ott Rebane. Ametlikult ta küll ei saa ILO olla enne, kui Eesti on CERNi liige. See on CERNi policy. Ehk siis enne seda ta ei saa nendele ressurssidele täies mahus ligi. Küll aga on ta osalenud nendel ILO foorumitel vaatlejana. Et seda protsessi täpsemalt ka nagu juba aru saada. Siis on Eesti insenerid ja tehnikateadlaste täiendõppe ja kvalifikatsiooni tõstmine CERNis ja osalemine rahvusvahelistes konsortsiumites. Ja see on osa, kus on väga aktiivselt tööd tehtud, väga palju erinevaid nii tudengi tasemel kui professorit tasemel on osaletud erinevates kollaboratsioonides, on olemas MoClickiga, Crystal Clear Collaborationiga on tööd, CMS-iga jätkub töö, et seal on väga mitmeid erinevaid suundi ja mitmeid erinevaid koostööprojekte tekkinud. Ja loomulikult siis mida alati kõige rohkem loodetakse igastest rahvusvahelistumistest on siis Eesti firmade võimalik osalemine CERNi tööstushangetes, kas või allhankijana. Et sellel teemal on väga aktiivselt tegeletud ja järjest suurem on see nagu aktiivsus seal olnud nüüd siin viimase aasta poole jooksul. Meil oli ka suur delegatsioon firma esindajatega siin suvel CERNi ja meil on olemas ka reaalselt juba paar toimunud hanget. Seda mõnes mõttes pärsib hetkel CERNi hankepoliitika. Ehk siis me ei saa üldhangetes osaleda seni, kuni me ei ole vähemalt associated member. Aga sellegi poolest on olemas teatud suunatud hanked, milles me saame osaleda ja selles osas on ka tegelikult juba reaalseid tulemusi.
et siin on näiteks toodud juba mitme erineva firma poolt konkreetsed hanked, mis nad on CERNile võitnud, kas siis otse või läbi koostööpartneri mõnes member state'is. Ja need on küll kõik endiselt nagu väikesemahulised, me ei räägi siin 10 miljonitest eurodest, aga kui sul ei ole seda esimest kopikalt, millega see esimene exchange ära teha, siis sa neid suuri asju ka kunagi ei saa. Et mis on nagu siiamaani positiivne on see, et nii palju kui meie nagu CERNi poole peal kuuleme, siis eestlaste tehtud tööga ollakse ülirahul. Ehk siis selles mõttes me oleme kindlasti pildil ja meid kindlasti ei jäeta sellepärast, et me väiksed oleme kuhugile kõrvale, vaid pigem on leitud meetodeid, kuidas mingisuguseid eksperimendi rahasid või asju, mis ei lähe selle CERNi hankepoliitika alla, niimoodi suunata, et oleks võimalik teha ikkagi ka hankeid. Et näiteks need CMS-i läinud Estonica seadmed, nende kohta algas paarist asjast selleks üle kohe suuremaks hankeks ja nüüd otsitakse veel meetodeid, kuidas oleks võimalik veel rahasid suunata. Et eksperimentidel on natuke rohkem vabadus seal. Nüüd infrastruktuuri poole pealt, kuna tegemist põhiliselt on koostöö ja know-how projektiga, siis infrastruktuuri osa on siis peamiselt selle teaduse poole pealt ja see on CERNi puhul meie Tier 2 arvutuskeskus, mis on tänaseks kasvanud umbes 6600 arvutustuumani. Seal on umbes 2,4 petabaiti kettapinda ja see kõik on 10 gigabitise fabrikuna. Ja antud keskus on ka üliaktiivses kasutuses, seal praktiliselt tühja aega väga ei eksisteeri. Seda saab ligi nii lokaalsed kasutajad, mitte siis ainult KBF-ist kõrgenergia füüsika osa, vaid ka näiteks Tõravere observatooriumi inimesed arvutavad ja ka muudest kohtadest inimesed arvutavad. Ja üle Kriidi, see on eelviimane slaid peaaegu. Üle Kriidi on kuskil 300 unikaalset kasutajat iga kuu ja see on ka viinud päris mitmete erinevate artikliteni. Ja antud infrastruktuur on ka ETAIS-i osa, nii et kõige selle raames toimub ka koostöö. Nüüd jätkusuutlikkuse osas ta on ehitatud mitmete projektide finantseeringute kaudu. Kahjuks arvutuskeskus tähendab seda, et selle seadmete moraalne eluiga on 3-5 aastat. See tähendab, et tahes tahtmata tuleb neid edasi aja jooksul uuendada. Meil on praegult kasutusel 3 eri generatsiooni riistvara. See tarkvara platvorm võimaldab seda, see ei ole probleem, see on üpris paindlik. Lihtsalt need konkreetsed finantsmeetmed, kus koha pealt riistvara hankida, need on alati temaatika, mille koha pealt. Ta ise ennast kindlasti ära ei tooda, sest on ikkagi peamiselt teadusinfrastruktuur. Et meil on küll olnud tööstustellimusi, aga need katavad väga väikese osa opereerimiskuludest. Ja koostöö eksisteerib päris pikalt juba, on näha ka edukalt publikatsioonidest, et teadusosa on väga korralik. Infrastruktuur on, meil on üks suurimaid Euroopa Tier 2 keskuseid, et me ei ole sugugi väike keskus. Koostöö on tööstusega on küll algfaasis, kuid areneb ja seal on vaja ka selget riigipoolset strateegiat, et nagu selgemalt aru saada, kuidas need asjad peaksid käima ja see on kusjuures hetkel ka ettevalmistamisel Haridusministeeriumi, Majandusministeeriumi ja erinevate asutustega. Meil on ka järgmine nädal koos firmade esindajatega ka koosolek MKM-is. Nii et see teema läheb väga edukalt edasi. Esimesed tööstustellimused on ka tehtud, nii et loodetavasti saame selles vallas ka järjest ajas suuremas koguses seda teostada, mis annab siis ka parema aluse sellise kas või esialgse CERNi membershipi suunas liikumise osas. Suur tänu. Küsimusi? Ja, minul on küsimus, kas CERNil on oma pool ka mingisugune programmid, mida nad kasutavad nende liikide suhtes, kes on, nagu öeldakse, noored riigid. Et kas neil on olemas nii nagu näiteks Euroopa Kosmoseagentuur, nad tegi spetsiaalsed programmid, 5 aastat olime me õpipoisi osas, meil olid seal omad programmid, meid aidati ja me suutsime siis sellega jõuda juba parema tasemele kui niimoodi, et äkki kellelegi me meeldib, äkki ei meeldi. Tähendab, esiteks on see, et CERNis on see, et me saame olla
CERN-i non-voting member, nagu me praegult oleme, kus me saame osaleda eksperimentides, kus me oleme siis nagu full membership rollidega. Siis järgmine tegelikult tase on associate member, mis on siis selline nagu kandidaatriik või niimoodi, kus siis üritatakse, tähendab üks asi, mis seal tehakse, on niimoodi, et kui sul on tööstushanked, siis kandidaatriigid on by default eelistatud. Ehk senikaua, kuni sinu tehtud pakkumine jääb mingi 10-15% ulatuses selle parima pakkumise juurde, tehakse sulle esimesena pakkumine. Hästi, aga kas see on ka, sellest tuleb maksta maksu? Jah, associate membership on tasuline aga seal on niimoodi, et ma olen päris kindel, minu meelest on niimoodi, et selle osakaalu sa saad vist ka ise mingil määral valida. Ja see nagu eelistatud olek kehtib ainult sinnamaani, kuni sinu membership fee jagu on sulle tellimusi tulnud. Pärast seda oled sa nagu tavarollis. Aga seda on võimalik teha nagu väiksema maksuga kui see, kui sa full membershipi. Ja teiseks on see, et full membershipiga otse ei lubata. Et sa pead igal juhul olema vahepeal mingisuguse perioodi candidate membershipis. Mul on küsimus teid selle, kuna temaatika on väga arvutusmahukas ja CERN-iga teadustöö eeldab väga tugevat arvutust ressurssi. Kuidas kommenteerite nüüd teda paralleelsust ETAIS-iga koopereerumis osaülesannete jaoks, et ei tekiks niisugust dubleerimisvajadust? Taotlustes tihti on kattuvaid segmente. Selles mõttes, et igasugune arvutusinfrastruktuur on erineva kasutuslikkusega. Näiteks selles mõttes, et ma arvan, et on olemas osa ETAIS-i kasutajaid, kes tahavad väga suuri andmemahte, nagu näiteks meie ja nagu näiteks ka geenivaramu. Enamus teisi tahavad pigem rohkem arvutusvõimsust. Et see on siuke so-so, et kindlasti see ega selles mõttes meie tier 2 on täies mahus ka ju ETAIS-i raames. Ehk siis kui keegi ETAIS-i inimestest tahab arvutada, see on täpselt samad moodi seal kõigi ülejäänud töödega paralleelselt. Et see ongi mõeldud ressursside optimaalsemaks kasutamiseks. Me oleme mingil määral kasutanud teisi ressursse aeg-ajalt mingite väiksemate tööde jaoks, mis on nagu tarkvara poole päris kergem tõsta ühest kohast teise. Kus ei ole seda, näiteks ma ütlen selle CMS-i raames see tarkvara pakett on ülikompleksne, et seda kas või paariks päevaks panna Tartu Ülikoolis on rohkem vaeva, kui see väärt on. Selge. Ei näe rohkem, aitäh. Ja lähme last but not least ettekande juurde. Anu räägib kosmosest ja Euroopa kosmoseagentuurist. Lõpuks läheme maa pealt välja. Jah, lõpuks ikka kosmosest ja olen Anu Reinart Tartu Observatooriumist, aga kindlasti ei ole Tartu Observatoorium see, kes osaleb kosmoseagentuuris, vaid tegelikult ma ikkagi räägin Eesti osalemisest Euroopa kosmoseagentuuris ja see protsess on peaaegu 10 aastat käimas olnud ja selle aja jooksul on ka päris palju olukord muutunud. Nimelt kui 2006 alustati tegelikult ikkagi Haridus-Teadusministeeriumi haldusalas ja tegevusi juhtis siis kosmosepoliitika töögrupp, kuhu kuulusid teiste ministeeriumide esindajad, siis aastast 2012 kosmosepoliitika töögrupp Haridusministeeriumi alt pandi kinni ja selle asemel hakkas siis valdkonda juhtimas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on siis täna see meie kosmoseministeerium. Teekaardi objektiga seoses me saime rahvusvahelistumise programmist ka rahastuse ja see on siis selline koostöövõrgustik Geokosmos, kus on Tartu Observatoorium, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, Tartu Ülikooli Mereinstituut ja Keskkonnaobservatoorium partneriteks. Ja ma hästi kärmelt siis näitan ära, mis selle Geokosmos programmi eesmärgid olid, sest tegelikult Euroopa Kosmoseagentuuris koostöö eesmärgid on loomulikult palju laiemad, aga väga suur osa sellest ongi siis tehtud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel. Mis siis teadusasutustesse puutub? Geokosmose raames me kindlasti tahtsime paremini ette valmistada Eesti teadusasutusi selleks, et teha koostööd Euroopa Kosmoseagentuuris ja olla siis kaasatud erinevatesse rahvusvaheliste organisatsioonidesse, kuhu teadusasutused olid juba eelnevalt ennast sõpradeks muntserdanud. Ja selle Geokosmos programmi tulemusena siis me näeme, et on suurenenud Eesti teadlaste osalus
kosmosevaldkonna arengu rahvusvahelistes otsustuskogudes ja loomulikult ka oleme püüdnud siis aidata Eesti riigina täita rahvusvahelisi kohustusi, näiteks Euroopa Kosmoseagentuuri BEX programmi raames, aga ka Euroopa Liidu keskkonna ja turvalisuse seire programmi, GMS oli vana nimi, Copernicus on praegune nimi, ja siis ka ülemaailmses Group of Earth Observation konsortsiumis. Need tegevused siis, mis me geokosmose raames ka tegime, on siis tõesti see, et me proovisime omavahel paremini nagu koordineerida tegevusi, mis on vajalikud siis ESA liikmelisuseks. Siis koostöö on toimunud, nagu ma ütlesin, juba kosmoseasjade nõukogu ja kosmosepoliitika töögrupiga ja teadlased on osalenud suurel määral siis konsultantidena ka ESA täisliikmelisuse lepingu ettevalmistamisel. Ja mul on hästi hea meel öelda, et alates 1. septembrist 2015 on siis Eesti Euroopa Kosmoseagentuuri täisliige. See otsus ratifitseeriti Riigikogus juba enne jaanipäeva 10. juunil ja leping allkirjastati siis, pildil on siis majandus- ja kommunikatsiooniminister Anne Sulling veebruari alguses. Nii et kui Indrek küsib, et kas on valmis, jah, valmis tehtud. Nii valmis. Nii, tegelikult me tegime muid asju veel. Sellesama geokosmose raames oli üks hästi oluline pakett just nimelt siis Copernicuse või GMS-i tegevuste käivitamine. Miks me räägime nendest asjadest koos? Nimelt kosmosevaldkond on tegelikult multifunktsionaalne, ta on nagu nii-öelda horisontaalne tegevus ja ka Euroopa Liidul, kuigi neil on olemas Euroopa Liidu kosmosepoliitika, tegelikult ta ei realiseeri seda üksinda oma liikmesriikidega, vaid koos Euroopa Kosmoseagentuuriga, kuhu kuulub ka teisi liikmeid, mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid. Ja Copernicus programm on siis selline see keskkonnaturvalisuse jälgimise programm, mis kõigepealt siis nagu selle GIO on siis initial operation, nendes erinevates töögruppides me osalesime ja püüdsime siis vastavalt anda nõu nii majandusministeeriumile, keskkonnaministeeriumile kui ka haridus-teadusministeeriumile, kuidas siis seda Copernicus programmi Eestis juurutada ja osaleme siis ka erinevates programmikomiteedes. Eestis on samamoodi moodustatud siis Copernicus ehk GMS-i turvalisuse nõukogu ja kasutajate foorum ja vastavalt siis sellele, kuidas Copernicus, kuna ta on Euroopa Liidu programm, on ta kohustuslik liikmesriikidele, kuidas seda siis Eestis nüüd kasutusele võtta. Siis rahvusvahelise organisatsiooni Group of Earth Observation liikmena, selle liikmelisus käib Keskkonnaministeeriumi kaudu, on siis osaletud selle uue perioodi, mis algab siis 2015 rakenduskava ettevalmistamisel ja Keskkonnaministeeriumi kaudu siis neid tegevusi Eestis koordineeritakse. Selleks, et olla paremini kaasatud nüüd Eesti jaoks väga olulises merenduse valdkonnas, siis Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi kaudu on liitutud siis Eurokuusi ja PUUS süsteemidega ja tegelikult ka päris juhtivas rollis seal. Need Eurokuus ja PUUS mõlemad päris hästi on seonduvad ka Copernicus mere tuumikteenuse paketiga ja seal on Eesti on ka kõige kaugemale jõudnud Copernicus programmi rakendamisel. Ma arvan, et see on väga õige meie jaoks, sest tõesti see merepiirkond on meile ka keskkonna mõttes väga oluline. Nüüd liitumisprotsess võrgustikuga Nereus, ma sinna alla kirjutanud, et me leidsime, et see ei ole põhjendatud. Nereus, üks minut, jah. Nereus on siis selline, mis oleks võinud meie jaoks natukene asendada Euroopa Kosmoseagentuuriga koostööd, kui me poleks nii kaugele jõudnud. Koolitatud on stažööre ESA-s ja loodud on siis ka originaalsed teavituskeskkonnad kaugseire valdkonna jaoks ja siis kosmoseveeb ja Eurokuus ja PUUS on siis oma keskkondadega. Nüüd, mis saaks edasised tegevused Kosmoseagentuuri raames? Kindlasti need tegevused on paigutuvad nagu minu meelest siia erinevatesse valdkondadesse. Üks on teadus-arendustegevused, siis kõrghariduse nõuded, mis on vajalikud, et tööturu vajadusi rahuldada, meie ettevõtete vajadusi täiendada, millised on meie riiklikud vajadused Kosmoseagentuuriga liitumisel ja kindlasti peame aktiivselt kogu aeg teavitama avalikkust, et mille liikmed me oleme. Ja võib-olla siin ma kõige rohkem peatuksin sellel valdkonnal, et tegelikult selleks, et nüüd seda ühistegevust Euroopa Liidu ja ESA vahel paremini ära kasutada, oleks mõistlik selle Euroopa Kosmoseagentuuriga koostöös välja arendada
mingi hulk pilootteenuseid, mida siis ettevõtted saaksid avalikule sektorile osutada siis, kui vastav teadus-arendustegevus toimuks sellega koostöös. Ja Sentineli satelliidid on siis need, mille Euroopa Kosmoseagentuur on nüüd spetsiaalselt Copernicus programmi jaoks loonud, neid on 5 tükki seeriatena. Esimene läks üles eelmise aasta aprillis, teine läks üles selle aasta märtsis, nüüd oktoobri lõpus peaks 3. minema, selle järgivad 4 ja 5. Kõiki neid satelliite tuleb siis 2, 3, 4, nii vastavalt sellele, kuidas Euroopa Liidul parasjagu plaanis on. Ja see oleks nagu üks selline valdkond, kus on praegu ka nii Euroopa Kosmoseagentuur kui ka Eesti riik on näinud meie kosmoseprogrammis just selle kaugseire valdkonna sellist kõige ulatuslikumat mõju ka Eesti ühiskonna või Eesti majanduse liigutamisel. Ja loomulikult koolitusel. Ja loomulikult peaks nagu mõtlema ka sellele, et koos teadus-arendustegevusega ka see kõrgharidus, mis selle juurde käib, et praegu hetkel ma julgen öelda, et Eestis ei ole piisavalt spetsialiste, kes suudaksid Euroopa Kosmoseagentuuriga jätkusuutlikult väga kõrgetasemelist koostööd teha, aga ma loodan, et selle stažeerimisprogrammide raames, mida me nüüd saame ESA liikmesriigina teha, et nende noorte hulk suureneb. Jah. Ja see vist oligi kõik. Jah, see on Sentinel 1 pilt Eestist. Aitäh. Sellest viimasest lausest kinni haratuna teatavasti Eesti saab, või kõik liikmesriigid saavad oma ESA osalusmaksust lõviosa tagasi ettevõttele suunatud tellimuste kaudu. Ja esimene vastav voor on läbi olnud juba. Kuidas sa hindad seda potentsiaali väljaspool IT ja parapool antenne tootvad sektorid, kes oleks üldse Eestis võimelised seda tellimust täitma? No, ma arvan, et MKM-i esindaja Sille oskab seda päris täpselt öelda, aga tegelikult see liitumine ei toimunud ju nagu tühjalt kohalt, et ESA tegi enne seda 2 auditit, et hinnata Eesti võimekust ja just nimelt ettevõtluse võimekust, aga ka teadusasutuste võimekust, sest ESA sellises väärtusahelas nähakse väga olulisena seda just, kuidas teaduskompetentsi põhiselt kasvavad välja siis vastavad ettevõtlussuunad ja selle koha peal praeguseks läbi viidud PEX-programmis oli tegelikult 70% rahastusest läks ettevõtetele, 30% läks teadusasutustele, mis tähendab seda, et tegelikult see potentsiaal on ikka päris märkimisväärne ja see ongi ilmselt see, mille alusel üldse see liitumine otsustati. Kui ei oleks nähtud ettevõtluspotentsiaali, ei oleks... Jah, et siis ei oleks ju võinud keegi meid sinna kampa võtnud, sest kõige vähem tahab ESA mingeid partnereid, kellele nad pärast ei suuda piisavalt hankeid teha. Kas on kolleegidel küsimusi? Või on kosmos liiga kaugel neist? No mina räägin rohkem sellest maa peale toomise osast siin kosmoses, nii et... See on ka linna ja maa ühendamine, siis toome maale. Sellele võib-olla teinekord saab detailsemat tähelepanu pöörata tegelikult see kogu monitooringuga kaasnevad aspektid, mis on monitooringu ja sidega kaasnevad aspektid on loomulikult võib-olla Eesti jaoks kõige perspektiivsemad. Jah, see oli ka see, mis ma pidin tegelikult ütlema, et kuidas me Keskkonnaobservatooriumiga nüüd see Kosmoseagentuuriga koostöö haakub, et see side tegelikult selle Copernicus programmi nagu ühendusena ongi täiesti otsene, et Eestil ei ole kindlasti mõtet dubleerida kõiki neid tegevusi, mida tegelikult on Euroopa Liidu või Euroopa Kosmoseagentuuri poolt juba tehtud ja et sellest nüüd neid väljavõtteid tuua, kuidas me saame siis oma seireprogrammi või ka keskkonnaalast teadus-arendustööd nagu toetada, et need ühendused on kõik olemas. Nüüd, mis ma tahaksin tegelikult lõpetuseks võib-olla öelda, et me tegelikult ei saa teha ei Euroopa Kosmoseagentuuri ega ka Euroopa Liidu rahaga neid asju, mida tegelikult me tahame Eesti jaoks teha, et neid asju me peame ikkagi ise tegema ja loota, et ühesõnaga see rehepappi teha, et äkki saame nende rahaga teha midagi enda jaoks, et nii ei ole, et me saame teha pigem nende jaoks, aga kui me oma vajadused on rahuldamata, siis pole sellel võib-olla mõtet. Aitäh! Hästi lühidele komment, ei tohib hästi lühidele, et tegelikult ju mõelge nüüd, päevabioloogia infrastruktuur, Keskkonnaobservatoorium, analüütiline keemia, teadusarvutuse infrastruktuur on ju kõik ESA projektidega seotud praegu, eks ole. Tõenäoliselt need käivad kõik läbi need netikaablid, siis on 5 veel. Et tegelikult meil on väga palju
neid teekaardi objekte, mis teevad ju tegelikult praegu ESA-ga koostööd juba täiesti reaalselt, eks ole, nii et see ei ole nii, et lihtsalt ainult see monitooring, eks ole. Lähme selle 10-minutilise ploki juurde ja ESA tõstis mõningaid tehnoloogilisi seadmeid ka, olgu need siis superkondensaatorid või need samad meomeetrist. Ja vabandust, Nano tuleb veel just nii. Anu istuma osas, sulle tuleb veel küsimusi, aga lähme selle 10-minutilise küsimuste ploki juurde. Siis tehakse, mul oleks hästi lühike tehnilist laadi küsimus. Siin oli kahes ettekandest tuli välja 325 kasutajat. Kuidas see, konsulteering palun seda, minu teada kaabel kiis on vähem töötajaid, kuidas see kasutada? Ja ma tahtsin ka seda küsida. Need olid kirjas, et need on kaasa arvatud rahvusvahelised kasutajad, ehk selle Hiinasi kollaboratsiooni raames. Palju kaabel 15 nad? Suurusjärgus 15-20 koos kõlavärinimistega. See on loogiline. Ma väga vabandan, mul on ka jällegi CERN-i kohta küsimus. Natuke võib-olla paar sõna, et mida nüüd peale seda, kui oli leitud kuulus Higgsi boson, millised on nüüd suured suunad CERN-is? Higgs on avastatud, aga kas ta on standardmudeli Higgs või ta on MSS-i Higgs või ta on eksootiline Higgs, selleks on päris palju lisandõndid vaja, sest mis nagu osakeste pühti mõtlesin hea on see, et Higgs on täpselt selle koha peal, kus ta laguneb paljudesse kanalitesse, tähendab, et saame mõõtuma parameetreid 4 meetrit. Ja seetõttu ma arvan, et üks suur osa järgneva 5 aasta jooksul on esiteks Higgsi täpselt mõõtmine, kus saab palju täpsemalt kogu ülevaadet. Ja teine osa on see, et nüüd läks sellel kevadel, selles suves läks edasi käima täiesti palju energia. Mis tähendab seda, et kõik protsessid, mis enne olid energia pool limiteeritud, see osa, mis järgmine 1-2 aastat on kindlasti see nii-öelda Discovery Frontier. Et protsessid, mis näiteks nagu osakene, mis oli 2-3 tehvi suure tõenäosusega eelnevad programmid ei oleks saanud üldse tekkida. Et energia on ikkagi peaaegu 2-kordistatud 8-13-le, et see avastamise faas on jälle 2 aastat, kus on võimalik need muuta. Aga kas teooriid on ka olemas, mis ütleb eksootiline? Ikka. On. Enne kui Marko Rannas, ma küsin siia juurde, siin figureeris Ott Rebase nimi, kes töötab siis samaaegselt nii Genfis kui Rundis. On nii? Ja. Ta on päris mitme rahvusvahelist inimeste projekti IO. Ta saab sama nõuhaud taaskasutada. Ta oli siin ka. Ta juba seisus püsti. Ma tahan tegelikult Enele ka veel vastu saada, et mina, kes ma ei ole Higgsi bosoni fänn, ütlen ausalt ära oma uurimistöö tõttu, siis tegelikult on ju CERN-is on palju muid asju, nagu on uute kirjendite arendamine, on uute detektorite materjali arendamine, mitte kõrgenergia füüsika jaoks, aga ka meditsiini jaoks ja kõikidest ettevõtmistes löövad Eesti teadlased kaasa Tartu Ülikoolis. Ja see on tegelikult üks suur osa, et ajastuse mõttes me oleme selle kogu protsessiga õige hetke, sellepärast et kogu suur kiiresti kompleks läheb nüüd siin suurelt järgneva 10 aasta jooksul välja vahetus. Seal on tõesti palju. Meie Industrial Liaison Officeri kohta ilmselt Eesti riigil oleks mõttetu pidada neid 1, 2, 3, 4, 5 meest. Firmade hulk on sama, kes on võimelised pakkuma seda teenust, toodet, seadet, kas see on CERN-is, on see ITER-is, on see ESS-is, on see kuskil mujal. Selles mõttes on, ma arvan, see väga praktiline ja pragmaatiline lahendus, et ongi meil üks inimene, kes sellega tegeleb. Ja Ott on väga edukalt tegelenud, tõesti see firmade number on ikkagi muljet avaldav, mis ta on läbi käinud, suhelnud konkreetselt, vajadused kaardistanud, võimalused. Ja seal 7-8 neuron pakub näiteks ainult üks ESS-ile tõsist huvi. Nii et selle tõttu Eestis ei ole üldse niisugust nii kõrgtehnoloogilise tööstuse vaakumi, nagu me kogu kaarnastame rääkida. Selline Rein. Mina läheks natuke teise teema peale, et Urmas rääkis siin sellest e-neti võrgust ja seal päris alguses rääkisid sellest, et kuidas näitasid seda skeemi, kus me paikneme Euroopas ja geograafias on vana küsimused, et kas nagu füüsilises ruumis perifeerias paiknemine
tähendab selle uue võrgu mõttes ka perifeerias paiknemist või tegelikult virtuaalses ja andmeside võrgus me saame olla keskel või seda kommenteerida? No tähendab, ütleme nii, et selle võrgu läbilaske võimalust mõttes me oleme ikkagi nagu päris midagi Euroopas praegu, aga me pidime ise kõvasti tööd tegema, et see Euroopa võrk nagu otse meieni jõudis ikkagi suhteliselt teenituste kanalitena. No, praegu olen enam-vähem sellele maale jõudnud, et see Tallinna-Helsingi kanal meil lahendab üsna palju probleeme. Ja siit jätkuks kohe, kas siis on põhjust hakata järgmiseks perioodiks näiteks mikrolainetel või kiiremat ühendust looma või tänane 5 ja 10 aasta plaani me ei pea muutma, vaid olemasolev infra? See olemasolev infra on jah, siuke, mis on, ma arvan, et 20 aastat peab kindlasti vastu, aga mitte seadnud muidugi. See optiline kaabel peab vastu. Siin kaablisse aetakse järjest rohkem kanaleid ja järjest suuremaid andmemahte. Mul on Ivar Popperile lähedane küsimus teilt, et kas te olete päri selle rolliga, mis Elixiri suu läbi välja öeldi, et TAIS on rohkem raud ja mõistus ja arvutused toimuvad teistes süsteemides? Kas on nüüd rohkem klaaristatud, et geoinformaatika programmide arendamisega tõesti TAIS-i peaks tegelema, aga kogu selle DevOpsi ja haldamise sellega võiks küll tegeleda. Neil ei ole mõtet ju minema, et see välja kujunev jaotus on optimaalne. Jah, arendavad ja hästi lühike kommentaar, et ma saan aru, et tänase selle kokkusamise vist üks mõte on see, et sellele järgmisel perioodil raha anda. Ma arvan, et TAIS ja needsamad kaablid, et no ma loodan, et me seda ei hakka üldse väga tõsiselt arutama, et nendel on vaja igal 5-aastasel perioodil raha anda või mitte, muidugi on, sellepärast, et noh, kui meil tõmmatakse kõiki stepsist välja. Et kõik ülejäänud me võime arutada, sest ilmselt kõigele raha ei jätku, aga see on ju nagu nii elementaarne, et noh, ma saan aru, te peate ka need taotlused tegema, aga ärme seda veel küsima. Oota, ära nüüd ehmata inimesi ära. Aga ma väga siiralt arvan, et see on tegelikult see, mille küljes kogu ülejäänud teadusinfra nii-öelda stepstis on. Erki pani saali sumisema ja tegi sellega hea sissejuhatuse ilmselt järgmisesse plokki. Mina tänan teid tõesti väga sisukaks teie tulemiste eest, nii ettekannet kui arutamise eest ja võtab sõna